Orkestri liikmed on kaitseväelased nagu kõik teised. Meil on vorm seljas, meil on kõigil sõjaväeline väljaõpe. Kõigil on omad auastmed, kõik on läbinud sõduri baaskursuse, noorema allohvitseri kursuse. Nii et selles suhtes me oleme täiesti tavalised kaitseväelased nagu kõik teised. Meil on lihtsalt lisaks see, et lisaks oskame pilli mängida ja tegeleme muusikaga, et see on nagu meie selline panus sellele riigikaitsele. Rasketel aegadel, kriisiaegadel paneb orkester pillid ära ja meil on teised ülesanded ja me saame nendega hakkama. Ja kuigi orkestri liikmed ise naljatavad, et kui sporti ei jõua teha, siis pilli ei mängi, on nende tööks anda oma panus riigikaitsesse ilma relvadeta, olles teiste jaoks alati olemas ja alati toeks. Orkestri asi on hoida kaitseväe traditsioone, nagu on öelnud ajaloolane Hannes Valter, et kaitsevägi ilma relvadeta on jõuetu, kaitsevägi ilma muusikata või sõjaväemuusikata on hingetu. Eks orkester on ikka selline ja üldse muusika on, eks algselt oli võib-olla selleks, et seda sellist inimeste motivatsiooni raskematel hetkedel ülal hoida ja võib-olla ka siis meelt lahutada ikkagi, et see on see põhi võib-olla sõjaväemuusika rolle. Kui nüüd viimased 3 kuud või 2,5 kuud välja arvata, kus orkester oli ikka kodukontoris nii-öelda, siis orkester ikkagi esineb väga palju. Eelmisel aastal oli orkestril kokku 276 esinemist. Kõige rohkem ikkagi on meil esinemisi nii-öelda suletud oma inimestele, ehk siis kaitseväeüritused, kõik võimalikud tseremooniad, vastuvõtud, rivistused. Neid on arvuliselt kindlasti kõige rohkem. Meie liitlastel, nagu näiteks ameeriklastel, ka brittidel, on näiteks missioonipiirkondades omad orkestrid täitsa koha peal olemas. Ja nemad nagu toetavad oma veterane, tulevasi veterane seal nagu koha peal. Eesti orkester ei ole missioonipiirkondades sattunud ja et siis Laulud sõdurile kontsert on siis nagu meie võimalus tänada Eesti veterane ja kõiki, kes on siis missioonipiirkondades teeninud ja ka siis toetada kõiki vigastatud veteranide ja hukkunud veteranide perekondasid ja lapsi ja nende huvitegevused. Selle aasta kevad oli natuke teistmoodi meile kõigile ja ka orkester ei saanud nii palju esinemisi teha, kui ta tavaliselt on teinud. Ja et ikkagi mingisugust tegevust anda orkestrile lisaks sellele, et kõik kodudes harjutasid kenasti, otsustasime, et veedame me kevadtormi nagu teistele kaitseväelastele kohaseks metsas, igaüks oma pilliga ja mängime tervituseks ühe loo. Ja see on ka see, mis nüüd peatselt kõlama hakkab, video, kus meil on solistiks Uku Suviste ja ilus Gustav Kikerpuu kirjutatud Päike ikka paistma jääb, mis on ka väga sümboolne. Selline, et mis ka ei juhtuks, päike jääb paistma ja muusika ikka jääb alles.